Kuidas sattusid miljonid noored täiesti ootamatult geopoliitilise konflikti keskmesse ja kas USA hoolib rohkem oma kodanike privaatsusest või on tegu hoopis Meta ja Google'i osava lobitööga, kes tahavad TikToki kasutajaid oma lehtede lõõva rullima meelitada? Ja kuidas Trumpist sai järsku TikToki päästja, kui tema oli see, kes aastal 2020 oli esimene, kes püüdis TikToki USA-s ära keelata? Ja kas Hiinale, kelle siseturule mõeldud suhtlusrakendus nimega Väike punane raamat on nüüd saanud USA enim alla laetud äpiks, oli see strateegiline võit infosõjas või on see hoopis neile suur probleem? Ilmselgelt on TikTokiga seotud küsimusi rohkem kui vastuseid. Ja olen nüüd käinud ka Terevisioonis ja Raadio 2 hommikuprogrammis seda teemat avamas, kuid paraku on nii, et raadios ja teles on aeg piiratud ning paljud nüansid jäid rääkimata. Ning just seetõttu otsustasin, et sel nädalal ma võtan ka siin YouTube'i kanalis selle TikToki teema põhjalikumalt ette. Sest see on väga põnev lugu, kus põrkuvad suurriikide geopoliitilised huvid, äriambitsioonid ning proovile pannakse demokraatia ja autokraatia võimekus oma inforuumi hallata. Video esimeses osas selgitan, et kuidas me oleme jõudnud siia punkti, kus 100 miljonid noored on muutunud nuppudeks geopoliitika malelaual. Teises osas ma püüan kaardistada kõik põhilised mängijad, kes neid nuppe liigutavad ja nende huvid selles globaalses võimuvõitluses. Ja lõpetuseks jagan veidi mõtteid, et kuidas see kaos võib meid kõiki mõjutada ning mida me saame teha, et need geopoliitilised mängud meie enda isikliku digielu pea peale ei keeraks. Aga mis sina arvad? Kas TikTok tuleks Euroopa Liidus ja Eestis ka ära keelata? Või pole see teema, millega me peaksime üldse riiklikul tasemel tegelema? Tere! Mina olen Diana Paudel, digi- ja meediapädevuste koolitaja. Ja selles kanalis ma püüan valgust heita digimaailma varjatumatesse nurkadesse ning aidata sul paremini mõista seda hullumeelset maailma, mida me infoühiskonnaks nimetame. Kui sellised teemad huvitavad sind, siis kindlasti liitu siin mu kanaliga. Aga nüüd, nagu siin kanalis tavaks, alustame algusest. Kuigi selle loo puhul on juba keeruline mõelda, et kus see algus täpselt oli. Ma arvan, et Eesti noorte jaoks sai lugu alguse aastal 2015 umbes, kui populaarsust hakkas koguma selline rakendus, mille nimi oli Musical.ly. Noored jagasid seal tantsuvideosid, laulsid erinevate poplaulude järgi kaasa ja oli väga nunnu rakendus. Ma mäletan isegi, kui enda lapsed seal proovisid. Samal ajal loodi Hiinas 2016 ByteDance'i poolt rakendus Douyin, mis oli mõeldud Hiina siseturule ja see rakendus tõusis kiirelt suureks hitiks. Nüüd tekkis plaan vallutada globaalne maailm ning ByteDance registreeris juba aastal 2017 Kaimani saartel firma nimega TikTok. Ja see debuteeris nüüd 2017 septembris ja paar kuud hiljem ostis TikTok ära Musical.ly, mis oli samuti Hiina firma ja sai tänu sellele koheselt suure kasutajaskonna, kes olid juba harjunud seda sisu looma ning seetõttu see kasv muutus plahvatuslikuks. Aga võib-olla siinkohas on mõistlik teha üks väike kõrvalepõige ja rääkida Hiina suurest tulemüürist. Süsteemist, millega Hiina kaitseb oma inforuumi. Ja põhimõtteliselt on kogu Hiina internet üles ehitatud nii, et nende kohalikud kodanikud või tähendab Hiina kodanikud ei pääseks ligi väljaspool Hiinat asuvatele veebilehtedele ja väljaspool Hiinat asuvad inimesed ei pääseks ligi Hiina veebilehtedele. Et üldiselt on Hiina rakenduste kasutamine väljaspool Hiinat olnud keelatud. Ja Hiinas sees olles sa ei saa kasutada Google'it, Facebooki, Twitterit või isegi mitte Wikipeediat. Nende kõige asemel on loodud kohalikud alternatiivid, mille sisu siis rangelt jälgib nende valitsus ja kompartei. Sotsiaalmeedias Hiinas on väga reguleeritud, millest tohib rääkida ja valitsuse kritiseerimine on täielikult keelatud. Ja tuleb mõista, et näiteks USA noorte ja samuti vabas Eestis sündinud noorte jaoks on väga keeruline mõista tsensuuri olemust, kuna nad pole kunagi seda kogenud, et nad ei tohi midagi kirjutada, öelda või mõelda. Aga kuna minu auditoorium siin on üle 40, nagu YouTube'i statistika väidab, siis ma ei hakka teile selgitama, mis asi on tsensuur. Aga võib-olla miks TikTok nii populaarseks nii kiiresti muutus, et see vajab selgitust.
ja selle põhjuseks on tegelikult hästi lihtne asi, et kuidas TikTok erineb varasematest sotsiaalmeediast nagu Facebook, Instagram ja nii edasi. Et kui enne platvormid olid üles ehitatud sellele, et nad näitavad sulle su sõprade postitusi, nende lehtede postitusi, mida sa jälgid, nende meediaväljaannete postitus, mida sa oled meeldivaks märkinud ja nii edasi, siis TikTok muutis mängureegleid. TikToki algoritmid ei hooli sellest, keda sa jälgid ja kelle sa oled sõbraks lisanud. Nemad jälgivad ainult seda, millisele sisule sa reageerid. Ehk siis TikTok, kui sa lähed, ta pakub paari videot ja siis ta kohandub täielikult sinu vaatamisharjumustega. See, mida sa kauem jälgid, mida sa likeid ja nii edasi. Et see, mis sind kõige rohkem köidab, hoiab sind ka rakenduses kinni. Et kui me nüüd võrdleksime sotsiaalmeedia algoritme sõltuvust tekitavate ainetega, siis ma julgeks öelda, et kui Facebook on nagu kanep, siis TikTok on sõltuvust tekitavuselt nagu heroiin. Nad mõlemad on kahjulikud, kuid üks tekitab märgatavalt kiiremini see sõltuvuse ja sellest on palju-palju keerulisem loobuda. Ja platvorm siis pommitabki kasutajaid pidevalt uue ja meelelahutusliku sisuga, tekitades meie ajus dopamiini, mis sunnib meil seda sisu järjest edasi tarbima. Ja samuti pakub TikTok sisuloojatele kohese rahulolu. Kuna lühivideosi jõuavad kõik väga palju vaadata, siis seal on palju rohkem vaatamisi, palju rohkem laike ja nii edasi. Ja see on nüüd kombinatsioon, mis ongi loonud sellise sõltuvustsükli nii tarbijate kui sisuloojate jaoks. Ja tänu sellele on muutunud TikTok maailma kõige populaarsemaks sotsiaalmeedia rakenduseks noorte seas. Et kasutajate arvul ta ei ole kõige suurem, aga jah, kasutatakse palju. Ja see on tegelikult huvitav, et teist korda, kui ma siin kanalis räägin dopamiinist ja sõltuvusest, on taas kord jutuks Hiina rakendus. Et kui sa ei ole veel näinud minu videot demust, siis soovitan selle järgmiseks ette võtta, panen lingi siia kirjeldusse ka. Ja kusjuures seni on ju Hiina pehme jõu puhul räägitud põhiliselt kultuuriorganisatsioonidest ja sellistest nunnudest, pandadest ja nii edasi. Aga minu meelest tänasel päeval, aastal 2025, on Hiina pehme jõu sümboliks Demu Hauli video TikTokis. Aga jah, et kui TikTok lavale astus, siis ei jäänud ka konkurendid pealtvaatajaks. Meta ja Google võtsid kiirelt jalad kõhu alt välja, et ikkagi konkurendiga tempos püsida. Ja 2019 aastal käivitas Instagram oma lühivideode lehe Reels ning 2 aastat hiljem tõi YouTube turule oma Shorts, et YouTube'i lühivideod. Kuid paratamatult nad ei suutnud kasutajatele pakkuda sama kaasaarvat kogemust, mis TikTok pakkus. Vabandage, mul on siin mingi kahtlane lõngake. Sest TikTokil oli nii-öelda salajane kaste seal algoritmis, et see oli peensusteni viimistletud, pakkudes täpselt sellist sisu, mida kasutajad tahavad ja konkurentidel oli väga raske välja mõelda, kuidas see retsept täpselt käib. Veelgi enam, kui TikTok alustas puhtalt lehelt, siis Meta ja Google pidid hakkama kohandama olemasolevaid platvorme, algoritme ja süsteeme uue ideega. Ja kui kujundlikult rääkida, siis on nagu proovida mingile vanale salatile lisada uut kastet. Et kui seal vana kaste on juba sisse imbunud, sa pese seda salatit või mida iganes, aga sa ei saa maitset välja ja see uus kaste ei maitse nii hästi. Ja nii oligi, et inimesed lõid ikka TikTokis sisu edasi ja postitati seda Reelsi ja YouTube Shortsi. See muidugi ei meeldinud YouTube'ile, Instagramile, et seal TikToki logoga asjad on, sellest tuli eraldi jama, et kuidas nad üritasid neid asju ära peita. Aga paratamatult ei olnud vanade platvormide sisu lühivideode formaadis vähemalt nii põnev, kui oli uues kohas. Ja nii ongi, tänasel päeval on TikTokil USA's 170 miljonit kasutajat ja nad veedavad platvormil keskmiselt tunni päevas. Ja eks Meta ja Google mõtlevad, kui palju raha saaks teenida nendele reklaamimüügiga. Et eks kadedus on väga tegudele tõukav jõud. Aga nüüd 2023 lisas TikTok veel oma platvormile poe ja niimoodi trügiti nüüd lisaks Facebooki ja YouTube'i marjamaalt ka eBay ja Amazoni marjamaale või liivakasti. Ning kuna Meta ja Google tundsid, et nad jäävad tehnoloogilises võitluses nüüd alla
ja nad ei suuda sellist algoritmi välja mõelda, mis noored nende platvormile toovad. Siis nüüd minti ja katsetati lobitööd. Ja on teada, et Meta kulutas 2023 aasta lõpp ja 2024 aasta alguses üle $12 miljonit poliitikute lobistamiseks Washingtonis. Ja Google lisas sinna patta veel mõned miljonid $. Ja lobitöö fookus oli sellele, et viia senati ja kongressi tähelepanu, et TikTok kogub nii palju andmeid ja et selle emafirma ByteDance asub ju Hiinas. Ehk siis riigis, mida USA näeb oma suurima geopoliitilise nii-öelda võitlejana. Muidugi oleks USA-l olnud ka teine väga lihtne ja loogiline võimalus. Nimelt nemad ei ole vastu võtnud sellist seadust, nagu Euroopa Liidus on GDPR, mis täpselt reguleerib, kuidas võib andmeid koguda, kuidas neid kasutada ja teeb palju keerulisemaks sellise massilise andmekorje. Ja see oleks jätkusuutlik lahendus, sest ega tegelikult olgem ausalt, ega Facebook kogub sama palju andmeid, kui mitte rohkemgi kui TikTok. Kuid Meta ja Google on tunduvalt rohkem kui 12 miljonit maksnud aastate jooksul, et lobistada, et sellist GDPR taolist seadust USA-sse ei jõua. Ja olgem ausalt, ega Metale ei meeldi ka käia pidevalt siin Euroopa Liidus aru andmas, et mis jamad neil järjekordselt on ja neile on tehtud väga-väga suured trahvid siin. Ja siin mingi hetk nad ähvardasid isegi, et nad panevad Facebooki kinni, kui me ikka edasi nõuame, et nad meie andmeid valvaks ja ei kuritarvitaks. Aga jah, et õnneks neil siiski pole Euroopa Liidus lobitöö siiamaani hästi läinud. Aga minnes nüüd tagasi TikToki teema juurde, siis lõppes see lobitöö nii, et eelmine kevad USA senat kui ka kongress võtsid väga suure häälte enamusega, mida seal tihti ei näe, seaduse, mis kohustab TikToki põhimõtteliselt 9 kuu jooksul leidma endale uue omaniku, et ByteDance'ile ei kuulaks. Ja kui ei leia, siis alates 19. jaanuarist ei tohi enam Apple ja Google pakkuda TikToki rakendust oma poes. Kusjuures seadus kuidagi ei käsitle seda, et mida teha olemasolevate kasutajatega, et selles osas, et kasutajad võiksid ikka kasutada äppi edasi, lihtsalt eeldus oli see, et kui telefonid uuenevad, siis see suretab järk-järgult USA turult TikToki välja. Kuid eks senati ja kongressi poliitikud, kelle keskmine vanus on pigem seal 60-70, ei suutnud mõista, kui tugevalt on TikTok integreeritud tegelikult noorte ellu. Ja selle tulemus ongi see, et eelmine nädal hakkasid järsku USA noored lõpuks poliitika vastu erakordselt suurt huvi tundma. Tegelikult nad tundsid juba eelmisel aastal, kui paljud neist said hirmust üle, et telefonikõnesid teha, helistasid seal oma kohalikele esindajatele senatis igal pool, et kes teismelisi tunneb, siis teate, et telefonikõnega saab neid hirmutada. Aga kui see ei toiminud, siis otsustasid nad kõik kolida järsku ümber hiinakeelsesse rakendusse, mille nimi siis tõlkes on väike punane raamat, ma ei hakka teile huumorit tegema, et hiina keelt harjutada siin. Ja see tegelikult näitab, kui kaugele on noored nõus minema, et oma harjumuspärast digitaalset elukeskkonda hoida ja kui vihased nad olid Meta peale. Ja siis laupäeva õhtul või tegelikult vist keskööl Hiina aja järgi lõpetas TikTok oma tegevuse USA-s, pani pillid kokku. Ja tegelikult seda polnud vaja. Mõtlen, et ainult nad pidid ennast eemaldama, pidid Google ja Apple eemaldama. Aga eks poliitilise surve avaldamiseks on muidugi palju kavalam panna putka täielikult kinni, et kõigil oleks võimalikult valus. Ja sõnum, mis kasutajatele kuvati, väitis, et Trump tuleb ja päästab kohe varsti rakenduse ära. Ja eks elu ongi irooniline, sest 2020 aastal üritas Trump ainuisikuliselt TikToki ära keelustada. Kuna hiljem kohus leidis, et nii palju võimu presidendil ikkagi ei ole ja senat ja kongress peaks ideed toetama, siis pöörati see tagasi. Aga nüüd 5 aastat hiljem on olukord veidike teine, sest olgem ausalt, Trump on samuti käinud ja veidikene dopamiini tarbinud ja eks see meeldib talle nagu meile kõigile. Ja siis eks vist pühapäeval mingi hetk Trump kuskil kõnes ütles, et plaanib TikTokile anda ajapikendust ja nagu magic. TikTok ilmus kohe tagasi, enne kui mingi asi allkirjastatud oli. Esmaspäeval kirjutas nüüd Trump ka sellele dokumendile alla, mis annab 75 päeva pikendust. Kuid ma ei saa aru, kui nad ei suutnud 9 kuu jooksul endale ostjad leida, siis kuidas see 75 päeva nüüd peaks aitama. Aga igastahes kindel on see, et Hiina, Venemaa, kõik autokraatlikud riigid praegu naudivad seda draamat ja segadust.
Ja nii olemegi olukorras, kus miljonid noored ongi nagu nupud seal malelaual, kus põrkuvad geopoliitilised huvid, väga suured rahad ja ühe mehe suur ego. Ja nad isegi ei pruugi mõista täielikult, kes neid nuppe liigutavad, kuigi mingid kahtlused on õnneks. Ja mis on iga osapoole eesmärgid. Aga kes siis neid nuppe ikkagi liigutavad, kui küsida nii? Ja suurimad mängijad hetkel on kindlasti USA ja Hiina. 2 suurvõimu, kelle geopoliitiliseks maailmaks ongi terve maailm. Jah, mängulauaks on terve maailm. USA soovib ilmselgelt säilitada oma ülekaalu nii majanduslikult kui sõjaliselt ja eks Hiina on ainukene riik, kes suudaks võib-olla praegu pakkuda mingit konkurentsi nendele. Ja USA on olnud ajalooliselt kapitalistlik, aga demokraatlik riik. Kuid viimasel ajal tänapäeva infoühiskonnas pole enam nii selge, et kas riiki juhivad rahva poolt valitud poliitikud või suurkorporatsioonide lobistid, kes käivad neid poliitikuid seal pidevalt ümber rääkimas. Et ideaalses maailmas peaks valitsus kontrollima, et liiga rikkad siin maailmas ei kuritarvitaks oma võimu ja kaitsma neid, kellel ei ole ressursse ja võimalusi enda kaitsmiseks. Aga kahjuks me ei ela ideaalses maailmas. Ja ma väga kahtlustan, et järgnevatel aastatel näeme, kuidas tehnoloogiafirmade võim kasvab ja tavaliste inimeste muredest hoolitakse järjest vähem ka inforuumis. Hiina on võtnud nüüd teise suuna kombineerides kommunismi ja kapitalismi. See mudel toimis mõnda aega väga edukalt üllataval kombel. Aga praegu hakkab nende majandusele mõju avaldama esiteks see ühe lapse poliitika, mis neil väga pikalt olid. Ja igasugused teised majanduslikult väljakutsed, neil on seal kinnisvarakriisid ja muu. Et kui Hiina majanduskasv on endiselt suurem kui lääneriikides, et 2023 oli see 5,2, aga see ilmselgelt ei ole enam kahekohaline number, nagu seda oli 2000-ndate alguses. Aga Hiina pikk plaan on ikkagi lükata troonilt USA ja luua uus maailmakorraldus, kus nemad oleksid maailma naba. Ning Hiina jaoks kui autokraatliku kommunistliku riigi jaoks on muidugi kõige hirmsam asi sõnavabadus. Ja selleks see suur tulemüür loodigi, et piirata oma kodanike ligipääs nii-öelda vabale infole. Ja huvitaval kombel, paradoksaalsel kombel seda TikToki, mille pärast praegu kaklus käib, pole Hiina kodanikud kunagi kasutada saanud. Nemad kasutavad ikka oma seda kohalikku Douyin, mille sisu pidi olema üsna erinev, kui algoritmid on samad. Lihtsalt reeglid on. Hiinas on ka seadus, mis kohustab kõiki veebikeskkondi ja kõiki firmasi jagama andmeid oma riigiga ja vastutama ka selle eest, et platvormid jälgiksid rangeid tsensuurinõudeid. Ja eks Hiina mõistab väga hästi, et andmed on tänapäeva maailmas üks väärtuslikumaid ressursse, et see on nagu 21. sajandi nafta mõneti. Ning riikliku kontrolli abil nad tagavad, et nende vaatest vaenulikud, meie nimetame siis nii-öelda inimõigus ja sõnavabadust auses pidavateks riikideks, neid vaenulikke, ei saaks tungida nende inforuumi, et levitada sõnumeid, mis ei ole nii-öelda propagandaga kooskõlas. Ja see tegelikult annab Hiinale väga suure eelise selles, et nad kontrollivad oma inforuumi. Aga veidi madalama taseme mängijad on siin igasugused suurfirmad. TikToki tulek ongi kõige valusam olnud Meta jaoks, et Facebook, Instagram on kaotanud väga palju kasutajaid, et noored ütlevad, et Instagrami voog on igav, seal ei ole selle kvaliteediga sisu ja suure tõenäosusega on neil ka õigus. Samuti on kannatanud Google läbi YouTube'i, sest kui 10 aastat tagasi noored veetsid väga-väga palju aega YouTube'is videosi vaadates, siis nüüd nad on kolinud TikTokis neid videosi vaatama. Lisaks sellele suurendas see TikTok oma poega veel oma mõju, sest see andis võimaluse teenida raha sisuloojatele täiendavalt veel see, et oma vaatamistele. Ja USA vaatepunktist on ilmselgelt eelistatavamad inimesed veedaksid aega Facebookis, X-is, Google'is. Ehk siis see eelista kodumaist versioon, veebiversioon, et raha jääks USA-sse. Hiljuti tuli sellele kaoses mänguväljale ka muidugi täiesti ootamatu külaline rakendus nimega Väike punane raamat. Ja minu jaoks on
väga veider, et inimesed said sinna sisse logitud. Aga see on Hiinast loodud rakendus, mis põhimõtteliselt ühendab Pinteresti ja Instagrami funktsionaalsust. Algoritmid pidid sarnanema veidikene TikToki omadega ja põhimõtteliselt see oli Hiina naiste seas populaarne koht, kus jagati ilusaid küünetehnikaid, kus on parim juuksor, isegi keegi ütles, et sealt ämmaemandana töötav naine oli palju nii-öelda Hiina kliente saanud USA-s. Ehk siis see oli täiesti apoliitiline keskkond ja ma arvan, sellepärast ta oligi ka väljaspoolt Hiina kättesaadav, et kõik need Hiina välistudengid ja inimesed, kes on läinud välismaale tööle, et neid ikkagi hoida veidikene sidet ka kogukonnaga. Et eeldus oli see, et kes ikka sinna rakendusse minema hakkab. Kuid nüüd muutub olukord üsna kiiresti, sest nii palju, kui ma olen infot kuulnud, siis IT-tiim teeb ületunde, et ehitada sinna rakendusse ka see tulemüür, ehk siis luuakse üks server Hiina kodanike jaoks ja teine server välismaalaste jaoks. Et selles suhtes Hiina valitsust ei häiri see, et USA ja Euroopa nende rakendusi kasutavad, me näeme seda. Aga see häirib neid väga, kui nende kodanikud pääsevad suhtlema inimestega väljaspool riiki. Et see natukene võib oht olla nende propagandale. Aga kõige alumises kihis on siis TikToki kasutajad, kes jagunevad 2 põhiliseks rühmaks. On professionaalsed sisuloojad ja siis sellised hobisisuloojad ja tarbijad. 2020 hakkas TikTok pakkuma aktiivsetele sisuloojatele võimalust teenida reklaamituludel. See on mudel, mille nad laenasid tegelikult YouTube'ilt, sest ka YouTube aktiivsematele sisuloojatele maksab pooleks nii-öelda reklaamitulud. Aga see tähendas, et väga palju sisuloojaid läks TikToki platvormile ka Instagramist ja mujalt, sest seal andis teenida tuhandeid, 10 000 ja mõned tellisid ka 100 000 kuus. Ja muidugi tänu sellele läks sisutase kohe ülesse ja see meelitas veel rohkem inimesi ära Instagramist ja YouTube Shortsist. Ning see tähendab, et nüüd selle 4 aastaga on tekkinud väga paljudel sisuloojatel TikTokis suur jälgijaskond, mille ülesehitamine on olnud suur vaev ja töö. Ja kui nüüd TikTok USA-s sulgema peaks, siis need sisuloojad kaotavad päevapealt sissetuleku. Aga neil on suur auditoorium, ehk siis neil on võimalik praegu inimesi mobiliseerida ja eks siin igasuguseid protestiaktsioone on lootuses, et see keeld ümber pööratakse. Kuigi jah, ütleme, ma olen alati igasuguse kodanikualgatuse poolt, kuid mul paratamatult tekib küsimus, et miks nüüd USA noored lõpuks muutusid aktiivseks TikToki pärast. Et miks ei näe sarnast entusiasmi, et teemad üle, mis päriselt nende elu paremaks muudaks. Nõuda riiklikku tervisehoidu, mõistliku hinnaga kõrgharidust või kogu see totakas krediidisüsteem USA-s, mis soosib neid, kes pidevalt võlgu elavad ja karistab neid, kellel on rahatarkust piisavalt. Aga jah, nagu enamikul platvormil, siis eks TikTokil on ka enamik inimesi tarbib ja ei loo sisu. Ja need on inimesed, kes tunde veedavad platvormil nii-öelda õõvarullides või doomscrolling ingliskeelne sõna. Ja TikToki algoritmid on nii hästi ära tuunitud, et nad tegelikult teavad pool tundi peale seda, kui uus kasutaja tuleb täpselt, millist sisu sellele kasutajale näidata. Ja mida kauem sa seal oled, seda täpsemalt on TikTok välja reguleerinud, kuidas sinu dopamiini tase hoida sellel tasemel, et sa ei taha lahkuda ja tahad võimalikult kiiresti tagasi tulla. Ja eks USA noorte elu on natuke keerulisem kui Euroopa noorte oma. Ja see võib olla nende ainukene grammike õnnetunnet võib olla päevas. See on üldse nii masendav. Et kui ma seda videot tegin, ma jäin mõtlema, et TikTok on ideaalne tööriist autokraatlikule riigile. See loob illusiooni, et kõik on hästi ja hoiab kasutajaid pidevalt sellises meeldivas dopamiinirikas mugavustsoonis. Videode lühiformaat on ka selline, et see takistab ühegisse teemasse süvenemast, et swipe'id ja juba tuleb täiesti teine teema. Ehk sa saad kiirelt inimeste tähelepanu eemale juhtida. Ja autokraatlikele süsteemidel on see väga kasulik, kuid demokraatiale on see üsna ohtlik, kui kodanikud ei suuda aru saada, kuidas asjad on ühiskonnas seotud. Et kuidas teha teadlikke otsuseid näiteks valimistel. Ja viimastel nädalatel on minu jaoks ka olnud väga hirmus vaadata, kui kiiresti saab panna Hiina propanarratiivid levima USA noorte seas. Paljud noored, kes on seal punases raamatus veetnud 1-2 päeva,
Nüüd TikTokis räägivad, et issand, Hiina on ideaalne riik, on ju. Et kõik on hästi. Nad ei mõista, et Hiina kasutajad ei saagi jagada negatiivseid asju oma riigi kohta, sest sellel on karmid tagajärjed. Et nad saavadki jagada ainult positiivseid kogemusi, mis ülistavad nende riiki. Ja nad tahavad USA noortega suhelda ja siis eks nad ülistavad nii palju kui jõuavad, lootuses, et äkki ei panta seda kraani kinni. Muidugi, kui tasuta kiirabi ja koolitulistamise puudumine tunduvad nagu utoopiline riik, siis see näitab, et ühiskonnas on midagi valesti. Sest õnneks Euroopa noori selliste väidetega, see on meile ka iga päev. Aga keegi ei räägi millegipärast praegu TikTokis noortest seda, et mida tehakse uiguuri vähemusega või kuidas Hiina ülikooli lõpetajad ei leia massides tööd ja nii edasi. Et see tegelikult on hea näide, kuidas sotsiaalmeedias, eriti sellises lühivideo formaadis on väga lihtne, väga väikese vaevaga propat levitada, valeinfot levitada. Aga kuidas see lugu siis edasi läheb? Hetkel on siis TikTokile antud 75 päeva ajapikendust ja käivad jutud, et Trump tahab 50% TikTokist osta USA riigile. Mitte USA-s tegutsevale ettevõttele, vaid USA riigile. Ma loodan, et see on lihtsalt siin üks neist paljudest vandenõuteooriatest, mis praegu liiguvad, aga ausalt öeldes mul on viimastel päevadel väga raske aru saada, mis on vale ja mis on päris. Aga ega Trumpi olukord ei ole ka nii lihtne. Meta, Google, Amazon ja teised USA suurfirmad on toetanud Trumpi presidendikampaaniat väga suurte summadega, maksid tema see kroonimispeo eest ja nii edasi ja neil on väga tugevad ootused, et ta ei tooks tagasi konkurenti, kes on nende turuosa ohtlikult vähendanud. Aga eks seal on risk, kui sa ronid tiigri selga, et teisi hirmutada, et sa päeva lõpuks avastad, et sa oled tiigri seljas, kes on näljane ja kuidas sealt maha ronida, on ju. Muidugi, kui saaks nüüd Hiinaga kokkuleppele, et näiteks USA sotsiaalmeedia rakendused saaks ikka Hiina turule, aga selles osas ma ei usu, et Hiina sellist stiili tahab või huvitatud on. Sest erinevalt Trumpist on Hiina valitsusel ikkagi päris konkreetne plaan ja nad mõistavad, kuidas inforuum toimib. Ning nende praegune strateegia, kuidas üle võtta läänele inforuum toimib nii suurepäraselt, et miks sa hakkad midagi muutma. Aga okei, kui isegi ära keelatakse TikTok USA, siis seda ma ei usu, et noored sinna punasesse raamatusse lähevad. Sest seal on juba esimesed kasutajad said esimesel päeval juba nii-öelda kontole bänni kätte, sest puutusid kokku Hiina tsensuuriga, postitades midagi, mis ei olnud kohane või küsides midagi, mida ei tohi küsida. Ja samuti, kui nüüd Hiina taastab selle tulemüüri ja paneb Hiina kasutajad ühele poole ja USA kasutajad teisele poole, siis kaob kogu selle lehe nii-öelda atraktiivsust noorte jaoks ära. Ja samuti seal platvormil pole võimalust sisuloojatelt raha teenida. Kohalikel Hiina sisuloojatele isegi makstakse mingitel juhtudel, aga ma ei usu, et nad nüüd ameeriklastele maksma hakkavad, samas kes teab. Eks Google ja Meta töötavad edasi selle nimel, et konkurenti välja peksta või kuidagi ta käest algoritmid kätte saada. Siin võib Google'il eelis olla, sest noored on eriti vihased Zuckerbergi peale ja lubavad, et Meta-tooteid nad kasutama ei hakka. Ja YouTube'is on ka tegelikult üsna hästi toimiv süsteem sisuloojate jaoks. Ning nagu ma siin oma Facebooki videos ka ütlesin, et ega ma ise usun ka, et Facebooki aega hakkab lõpule jõudma ning selle vastu ei aita isegi suurepärane lobitööd. Et ma ise olen piisavalt vana inimene, et olen näinud väga palju poppe suhtluskeskkondi tulemas ja minemas. Et kes teist näiteks mäletab, et oli Karupoeg Puhh, oli Estonia Muda, oli Reite, oli OK Jutukas, oli Orkut, oli MySpace ja kõik need muud asjad. Kus nad nüüd on? Eks Facebook läheb ka sinna ajaloo hõlma varsti. Ja eks siis tuleb jälle midagi uut ja hullemat. Hiina pääses seekord ehmatusega, et miljonid välismaa kasutajad ületasid nende müüri järsku, aga kuna need kasutajad olid väga vihased enda riigi peale, siis nad lihtsalt tahtsid hiinlastele rääkida, kui halb on nende valitsus, mis sobis väga hästi Hiina propaganda narratiividega. Aga ma arvan, et see on ka, et Hiina kommunistlik partei ei taha ootamatus, isegi kui see ootamatus oli alguses positiivne.
et autokraatidele ei meeldi üllatused, ükskõik kas on positiivne või negatiivne. Kusjuures praegu tundub, et suurim löök on tabanud USA-d ennast, et kuna need vanad poliitikud ei suutnud aru saada, kui palju mõju on TikTokil noortele tekkinud üsna lühikese ajaga, siis nüüd on see kaos päris suur. Samuti küsivad väga paljud praegu, et miks siis me ei kehtesta neid üldiseid andmekaitsereegleid, et mis igal pool mujal maailmas arenenud riikides on vastu võetud. Et eks sellele vastus on selline, mida poliitikud öelda ei saa. Ja samuti eks USA noored praegu arutavad, et kuidas nendel ei ole tasuta tervishoidu ja miks neil on sellised võlad kaelas peale ülikooli lõpetamist. Et mis ülejäänud maailmas, isegi kommunistlikus Hiinas tundub tavapärane kodanikuõigus, siis seda USA-s ei ole. Ja kui nüüd niimoodi mõtlema hakata, siis tegelikult USA vajab praegu TikToki, kuna need arutelud on ohtlikud. Noored tuleb võimalikult kähku saata tagasi mugavustsooni, et kus vaadatakse rahulikult suunamudijate uhkeldamisbränditoodetega, tehakse süütuid tantsuvideosi ja näidatakse oma kokkamisoskusi. Pole vaja, et noored hakkaks poliitika peale mõtlema, kellele sellist jama vaja on. Kogu see draama on olnud väga õpetlik näide, et kui suur mõju on eraomanduses olevatel digitaalsetel platvormidel tegelikult ühiskondlikele protsessidele. Ja see ei ole ju, TikTok ei ole üldse kaua olnud, et see alla 10 aasta sellise nii sügavale ühiskonna lõime sisse saada. Ja põlvkondade vahelise väärtushinnangute lõhe on suurem kui kunagi varem. Mida siis Eestis siin õppida? Esiteks võib-olla on see, et me peame leppima, et me oleme nii väike konnatiik, et meie ei saa midagi teha. Et ainult mida me saame teha, et Euroopa Liidu liikmena saame veidikene mõjutada seda seadusandlust, et kuidas suuri veebikeskkondi reguleeritakse ja GDPR ja Digital Act on tegelikult head näited, kuigi mõlemal on palju arenguruumi. Samas tuleb muidugi arvestada, ka Brüsselis käib pidev lobitöö igasuguste suurfirmade poolt, et neid seadusi vähem oleks. Ja ma olen veidi imestunud, et need seadused sellisel kujul vastu võeti. Et võib-olla ainult seetõttu, et Euroopas ei ole selliseid suuri IT-firmasi, mis oleksid saanud kasutada seda eelista kodumaist argumenti, mis USA-s, nagu ma aru saan, pidevalt lauda käib. Teiseks, mida me peame, on see nii noored kui vanad. Me peame rohkem rääkima inforuumist toimuvast. Kui me ei mõista, kuidas algoritmid toimivad, kelle huvid kuskil mängus on, kuidas info levib, kes seda infot kontrollib, siis on meid nii neetult lihtne manipuleerida, mis saab nagu hästi häälestatud klaver, millel teised mängivad enda soovitud pala. Ja kuigi Eestis tegeletakse nende teemadega ka riiklikult, see kogu tehnoloogia areneb nii kiiresti, et kui mõni õpik valmis saab, siis see õpik on vanaks läinud, et jah, kuidas me seda tempot hoiame. Ja lisaks meil ei ole piisavalt õpetajaid ja koolitajaid, kes neist teemadest suudaksid rääkida noortega. Ja eks ma ka siin oma YouTube'i kanalil praegu katsetan, et kui suur on inimeste huvi selliste teemade vastu. Arvestades, et vähem kui 2 kuuga on selle kanali vaatajate arv lähenemas 1000, kui ma alustasin, oli siin natuke üle 200 2 kuud tagasi, siis tegelikult tundub, et paljud inimesed soovivad paremini mõista, mis toimub. Ja selle üle on mul küll väga hea meel. Ja muidugi ma tahan tänada kõiki, kes on kanalit jälgima asunud, sest see jälgijate arvu kiire kasv annab nii palju motivatsiooni juurde, et leida aega selle uue sisu loomiseks. Kui sa oled lapsevanem, vanavanem, õpetaja, siis on mulle sulle ka üks üleskutse siinkohas. Et kasuta võimalust, mulle meeldib öelda, et kui elu annab sa sidruneid, siis tee sellest limonaadi. Võta praegu ja aruta oma lapse, lapselapse või õpilastega seda TikToki teemat. Et uuri, kuidas noored praegusest olukorrast aru saavad, millised on nende emotsioonid ja aita neil paremini lahti mõtestada neid erinevaid jõude, mis praegus olukorra on tekitanud. Siin saab rääkida nii paljust, siin saab rääkida ärist, saab rääkida poliitikast, saab rääkida demokraatiast, autokraatiast, sõltuvusest, sõnavabadusest ja paljust muust. Ja noored on hetkel sellest huvitatud, kuna TikTok neid puudutab. Ja kolmandaks, kui sa oled sisulooja, siis püüa mõista, et sellistel platvormidel nagu Instagram, TikTok, YouTube sõltud sa platvormi tujudest. Ja üks väike muudatus algoritmis võib su äri upakile keerata. Ehkki kuigi internet on suurepärane turundus- ja müügikanal, ära satu olukorda, kus kogu sinu sissetulek sõltub vaid ühest platvormist. Hoia end nähtaval erinevates kohtades. Muidugi siin on Eesti väiksusel on omad plussid ja miinused.
Miinus on see, et eestikeelse sisuga YouTube'i kanaliga pole isegi võimalik jõuda selleni, et sa lood YouTube'i videosi ja sa teenid sellega piisavalt raha, et see tasuks nii palju ära, et sa ei pea muud tööd tegema. Eks see on ka põhjus, miks YouTube'is ei ole nii palju eestikeelset sisu. Teisalt, positiivselt poolelt on see, et kui Eestis su sisu ja sõnum inimesi kõnetab, siis on oma võrgustikku palju lihtsam üles ehitada ka teises keskkonnas, kuna meil on see võrgustik nii tihedalt seotud, mida suurriikides ei ole. Ma väga loodan, et sa said siit videost uusi mõtteid ja teadmisi. Kui sulle see video meeldis, siis palun pane like. Kui video ei meeldinud, siis palun ära dislike'i pane, vaid lihtsalt ignoreeri seda. Ja ma palusin nüüd YouTube'i kuhugi siia panna algoritmidel video, mis võiks sulle ka siit kanalist meeldida. Uute kohtumisteni!